me võime kadestada näiteks Titanicu laeva, ma ei tea, kõrgklassi, esimese klassi reisijaid. No, et seal on paremad toidud ja või nagu see vanasõna ütleb, et kui sa oled rikas, et siis on ikkagi parem nutta Rolls-Royce'i tagaistmel, eks, kui sa Paražetsi või jalgratta tagaistmel või pakiraamil. Ja siis noh, ja Titanicul ka niimoodi ja siis vaatad, et need, kes seal on nagu vaesemad olid, eks ju, et nendest on nendele vedanud. No see on selline esimene, noh ka realistlik nagu filosoofiline vaatevinkel. Sa mõtled, et oota, et okei, aga Titanicul nagu põhja läksid nagu noh, kõik, eks ju, noh, kes seal mõned jäid erinevatest klassidest ellu, eks, aga noh, see üldpõhimõte, et Titanic läks põhja. Et sellepärast materiaalses maailmas ka ei ole mõtet kedagi ka noh, kuidas öelda, kadestada, sest kõik on nagu sama laeva peal, surma-sünni-tsüklis. Iha, viha, kadedus kõikidel tasemetel. Et noh, näiteks võtad seal suhteprobleemid, et need on rikkad, neil ei ole suhteprobleeme, noh, pigem nagu võib-olla isegi rohkem, seal nagu see vara jagamine, noh, see sõda pärast läheb sõjaks, eks ju, kui lahutusprotsess, aga kui on nagu vaesem, et seal pole midagi eriti jagada või. Et polegi nagu sõdida midagi seal pärast. Ajakirjas mustata oma kaaslast, eks, alguses olid ilusad pildid, aegklubis noh, aasal jooksid ja pärast nagu see on maniak. Minu mees on maniak või naine. Et selles mõttes jah, et me oleme kõik Titanicul, kedagi pole mõtet kadestada, kõik on samas surma-sünni-tsüklis, õnnetutes keha samastamistes, mis on ajutine ja kõigil on see üleelamine järsku, et tuleb surm ja siis oled täiesti üksi, kuhu sa oma teaduse paned, mis su hing tunneb, eks ju, hirmud ja nii ja naa. Et noh, see tekitab iseenda ja teiste suhtes sellist kaastunnet ja pigem peaksime üksteist toetama, et noh, selle uppuval Titanicul, siis surma-sünni-tsükkel, see tähendab, materiaalne maailm tähendab algust ja lõppu kehalises mõttes. Et me seal Titanicul jõuaksime siis või selle elu Titanicul jõuaksime selle arusaamel, et me ei ole need kehad, mis iganes karma meil on külluses või tarkuses. Et juba saab selles kehas tegelikult, noh, kui sa vaatad pühakute elulugu, siis ma ei tea, võib-olla see on liiga suur latt pandud, aga noh, kõrgele latt pandud, aga noh, et saab juba selles kehas teadvustada, et sa oled igavene hing. Ja lihtsalt kasutada seda keha nagu jopet, aga siis nagu rahulikult ilma paanikata, noh, jätta see keha, eks ju, kuna sa elad nagu hingelises dimensioonis, väärtuses ja nägemuses.